Tööjõukulude toetust jagatakse 3 967 029 euro ulatuses. Enim toetusi saavad jalgpalli, kergejõustiku, korvpalli, ujumis- ja võimlemistreenerid, sest nendel aladel on kõige rohkem laste ja noorte treeningrühmi. Treenerite tööosutustoetuste avaldusi menetles Spordikoolituse ja teabe sihtasutus. Kultuuriminister Indrek Saare sõnul andis treenerite palgafondi suurendamine võimaluse pakkuda 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite juhendamisel treenimisvõimalusi veel 6000 noorele ning tagada sotsiaalsed garantiid veel paarisajale treenerile rohkem kui möödunud aastal. 2 aastat tagasi oli suur osa noorte treeneritest ilma püsiva töölepingu ning sotsiaalsete garantiideta. Nüüd on meil 1195 kindla sissetulekuga treenerit, kelle abil saavad enam kui 37 000 noort võimaluse oma spordioskusi arendada. Kultuuriministeeriumi töö selle nimel, et suurendada treenerite palgafondi enam kui 13% võrra, oli ainuõige, sest vaid tänu sellele suudame tagada lisandunud treeneritele sissetuleku, ilma et varem atesteeritud oma palgas kaotaksid, ütles Saar. Täismahus toetuse suuruseks kujunes 390 eurot kuus ning selle summa saab 433 täiskoormusega ehk nädalas 24 treeningtundi andvad treenerit. Kokku saavad töötasu toetust 55 spordiala treenerid. Treenerite toetussummad kanti spordiklubidele, koolidele ja alaliitudele 20. jaanuariks 2016.